Nüüd sai selgeks, et Teherani elektrikatkestus ei ole lihtsalt tehniline rike. Sellel teisipäeval, 31. märtsil 2026, elektrikatkestused, mis tabasid Iraani pealinna Osi ja ka garaaži pärast rünnakuid ja kahjustusi elektrivõrgus, kinnitavad selle hetke tõsisemat tõlgendust. Revolutsioonikaardivägi ei suuda enam säilitada absoluutse kontrolli kuvandit isegi mitte režiimi südames. Toimunu oli lihtne mõista, kuid mõjult ränk. Sõjalised sihtmärgid said tabamuse, ümbritsev infrastruktuur sai löögi ning ühe maailma pingelisema riigi pealinn vajus pimedusse. Just siis, kui valitsus üritab müüa kuvandit kindlusest. Probleem on selles, et füüsilisele katkestusele lisandus ka digitaalne katkestus. Iraani režiim oli juba varem katkestanud kogu internetiühenduse nii pealinnas kui ka teistes piirkondades. Alates jaanuarist teatas Reuters, et satelliidiväline ühendus langes peaaegu 1% tavapärasest. See näitab, kuidas süsteem käitub siis, kui ta ei suuda kahju kontrollida. Ta püüab kontrollida infot. Kuidas see toimib? Katkestades suhtluse, isoleerides elanikkonna, takistades piltide levikut ja raskendades igasugust sisemist reaktsiooni. Miks? Sest valitsus, mis usaldab omaenda stabiilsust, ei pea varjama seda, mis toimub. Internetikatkestus, riigitelevisiooni häkkimine ja protestidele järgnenud repressioonid viitavad pigem hirmule kaotada kontroll tänavate üle kui jõule. Ja narratiiv, kus see kõige selgemini välja tuleb, on just Teheranis, mis peaks olema riigi autoriteedi näidis. Kui pealinnas elekter ära kaob, kui valitsus peab kiiresti seletama, et peamine sihtmärk polnud elektrijaam, vaid selle lähedal asuv sõjaline rajatis, ja kui riigivõim jätkab sisekommunikatsiooni mahasurumist, on poliitiline sõnum laastav. See pole ainult materiaalne kahju, vaid ka haavamatu aura purunemine. Iraani reaktsioon aitab samuti selgitada, miks olukord veelgi halvenes. Selle asemel, et näidata kontrolli, hakkas Teheran piirkondlikku kaost suurendama. Reuters teatas, et Iraani rünnak tabas Kuveidis asuvat elektri- ja soolavee magestamise tehast ning tappis ühe India töölise. See vastab ka teisele kesksele küsimusele. Kuidas reageerib režiim, kui ta tunneb survet? Ta levitab kriisi oma piiridest kaugemale ja veeretab konflikti kulud elutähtsa taristu kaela, ka naaberriikides. See samm on plahvatusohtlik, sest vesi ja energia ei ole pisiasjad, vaid sihtmärgid, mis mõjutavad kogu piirkonna igapäevaelu, stabiilsust ja turvatunnet. Tulemuseks on režiim, mis sisemiste pingete tõttu hakkab tekitama tugevat ebastabiilsust Ameerika Ühendriikide poolel. Marco Rubio ütles Reutersile, et operatsioonil on selged eesmärgid. Hävitada või oluliselt vähendada Iraani õhuväge, mereväge ning võimet tulistada rakette ja droone, samuti tabada tehaseid, mis seda süsteemi toetavad. Ta lisas, et Washington loodab selle faasi lõpetada nädalatega, mitte kuudega ning ilma maismaa sissetungita. Kuigi uusi vägesid on saadetud tegutsemisruumi suurendamiseks, seletab see surve suurust Teheranile. Kõnekad riigid hukkusid majutuse, õhurünnakute, rakettide ja Paulo A tõttu. Valitsus pahjas senatis, et lammutada tema võime piirkonda hirmutada ja piirkonda vähendada. Ta ütles eesmärkide kohta. Ala taaselustamise, julgeolekuplaan ja valmisolek seda teha, kuid valmisolek. Kuid ta on valmis tegema. Ta on valmis seda tegema, ta ei ole valmis seda tegema. Tema ei ole, tema on valmis. Valmis selleks, aga iraanlane ja tema revolutsiooniline kaardivägi. Ja miks? Sest nõrgenenud režiim püüab ellu jääda tõde varjates, info levikut karistades ja pinget külvates. Seetõttu on Teherani elektrikatkestus saanud kõige selgemaks pildiks võimust, mis küll veel ähvardab, kuid ei veena enam nagu varem.